No nii, mõnus suvine aeg ja ütleme niimoodi, et näksida tahaks päris palju, on ju. Aga et lihtsalt juurikaid ei peaks näksima ja sellist võib-olla ka mitte just hapukoorest tipikastet teha, siis täna me teeme hummust. Ma panen kohe tegelikult pliiti sooja, sellepärast et meil läheb seda pliiti vaja. Ja miks me siis paneme pliiti sooja on see, et mina teen natukene teistmoodi seda hummust. Mina kasutan aga täiesti iseleotatud kikerherneid, ehk siis nad on mul siin ööpäev nii-öelda vees olnud, nad ei ole nii vett läbi imanud, aga nad on väga head. Nüüd, mis me teeme sellega, on see, et me paneme vee kuuma, me paneme vee sisse soodat ja siis me paneme kohe siia kikerhernet sisse. Ja miks me siis niimoodi teeme, on see, et nagu te nägite ka mu nendes krõbekartulite videos, siis sooda muudab vee pH-d ja tänu sellele me saame natukene juba parema tulemuse. Ehk siis, mis me teeme? Me hakkame kikerherneid keetma selle jaoks, et saada nahk kätte. See nahk on see, mis enamasti on niisugune rõve ja kuidas ma ütlen, niisugune kuiv. Ta ei anna mitte midagi juurde, aga kui sa selle ära eemaldad, on kõik väga hästi. Et me keedame teda siin umbes 10 minutit ja siis me loputame nad külma veega üle, nahk tuleb ise maha. Nii, ja siis edasi, mis me teeme? Me hakkame tegema põhja sellele kõigele. Põhja jaoks ma võtan kohe endale twisterkannu või siis võid kasutada köögikombaini, mis iganes. Oluline on jälle see, et sa saaksid selle võimalikult hästi enda jaoks nii-öelda valmis teha. Ma panen siia tahiinit ja tahiini puhul on siis see, et see on tegelikult see, mis loob kogu selle põhja kogu meie mõnusale hummusele. Ja kuigi kikerherned ei ole valmis, me juba tegutseme, on ju, et mis toimub. See ongi selle jaoks, et me saaksime ka väga mõnusa ja hea põhja siia. Siis ma võtan ühe sidruni, rullin sidruni lõikelaua peale ära, et jällegi mahlad välja saada. Ja mahl otse siia sisse. Et kui sa kardad koguste pärast, siis umbes 60 grammi, kui sa tahad koguste järgi panna, või kui sa tahad natuke võib-olla ise sättida, siis jälgi ise koguseid ja muuda neid vastavalt siis oma maitse järgi. Sellepärast ongi kodus hea süüa teha, et ükskõik mida sa teed, sa saad teha täpselt nii, nagu sa ise tahad. Ja siis paneme küüslauku. Küüslaugu me paneme siis sidrunimahla sisse, selle jaoks, et me saaksime natukene seda maitset leevendada. Gaas läheb peale ja paneme ta mikserisse või blendrisse või köögikombaini. Täpselt see, millega sa teed. Ja nüüd ma lihtsalt purustan talle ära. Nii. Vaata, mis ta siin teeb. Nii. Ja nüüd ta on väga mõnus kreemine. Nüüd ma võtan siis päiksekuivatatud tomatid ja mul on ka päiksekuivatatud tomatitest võetud natuke seda õli siia. Selle ma panen lihtsalt kõik tervenisti siia sisse, jälle gaas peale ja uuesti blendrisse. Nii. Natuke jälle tõmban ääred alla. Ja nüüd kõik see mõtlete, et issand jumal, et miks Rauno nii kaua hummust teeb, siis põhjus on see, et ma tahan head hummust. Et mitte, et see nii-öelda tavaline võib-olla purgi kikerhernestest hummus, mitte, et ta halb oleks, aga kui sa ühe korra oled juba seda söönud, siis naljad sa enam nagu selle peale tavalise purgiherne peale tagasi ei lähe.
väga hea, nüüd on purustatud. Nüüd ootame, kuni kikerherned valmis saavad. Nii, ja nüüd meil on natuke aega need kikerherned siin keenud. Ma vahepeal riisusin siit nii-öelda seda kogu vahtu ka pealt ära. Ja nüüd, kui sa lähemalt näed neid, sa näed, et juba need kestakesed rahulikult ulbivad siin lihtsalt keset seda vedelikku ja laseme nad siis endal ilusti veevanni. Et ainuke asi, mis ongi, mis ma nüüd teen, ma võtan selle poti kätte ja valame kogu üleliigse vee ära. Natuke paar kikerhernest läheb ka. Ja nüüd, mis me hakkame tegema, me hakkame külma vett peale laskma lihtsalt. Ja külm vesi peksab nad siis lahti. Siis vahepeal jälle vett vähemaks. Kui pott jahtub maha, natuke on veel soe. Sa juba näed kikerherne, need kestad hakkavad tulema. Nagu sa näed siit kraanikausist, siis ta hakkab minema. Nii, ja kui vesi on jahtunud, siis ma aitan natuke kaasa ja natukene segan neid siin. Nii. Ja nagu sa näed, need on nagu millimallikad, mis siin lihtsalt lendavad. Täiesti millimallikad, no näed. Ja vaata, kui ilusti tulevad ära, ei pea ükshaaval koorima hakkama. Nii. No nii, ja nüüd me saime kõik need kullesepojad sealt kätte, et usu mind, et kui sa selle nagu korralikult ära teed, see tuleb väga siidine hummus ja kraanikauss on pärast nagu hummuseid kullesepoegi täis. Nii, aga paneme siis kogu selle kikerherne, sa näed ilusti puhtad, paneme selle siia võib natuke seda vett jääda niiskust, sellest ei ole hullu. Paneme ta kõik siia sisse. Nii, siis ma panen kohe maitseained ka sisse. Sool, vürtsköömned, eriti siis jahvatatud. Kui sa hakkad neid pärast niisama panema, siis on päris raske endal seda kontrollida kõike. Nii. Ja siis ma panen pipart ka. Pipra puhul siis vali ise, kas sa kasutad valget või musta pipart. Valge pipar natuke siis hoiab nii-öelda tulemuse puhtamana. Nii, ja siis uuesti gaas peale ja lähme blenderdama. Nüüd, kuna mul on kann päris täis, siis ma alustan natuke madalama kuumuse või kiirusega ja siis pärast liigun edasi. Ja väga hea, kui mul on see twister kandma, samal ajal iga kord, kui see kinni jääb, mina segan ja läheb uuesti kõik segunema. Ma saan ilusa paksu hummuse. Nii, ja siis vahepeal vaatame, mis siin toimub. Osad keskelt on küll jäänud veel nii-öelda terveks, aga ma segan ta ilusti läbi. Ma panen siia basiilikut. Värsket basiilikut, siuke väiksem peotäis. Ja annab jällegi väga mõnusa maitse siia juurde. Nii, võtame siit ka. See uuesti siia sisse. Gaas peale. Ja uuesti. Nüüd, kui sa tunned, et sinu jaoks on natuke liiga pakse, siis sa võid kasutada vett, aga kindlasti kasuta keedetud vett, et jällegi võimalikult vähe mikroobe sinna sisse saaks ja kui sul see säilib külmkapis, siis ta säilib kindlasti kauem kui selle tavalise kraaniveega. Nii et kasuta külma keedetud vett. Ma pean vahepeal kaane kinni, lasen tal ise tegutseda siin. Nii, vahepeal
vaatame jälle, mis siin toimub. Issand, kui ilus see on. Segame, vaatame. Oi, kõik on väga ilus ühtlane. Oh my god. Ma hakkan kohe sööma. Ja kõik, mis siin loeb, on see sama tahini kreem, mis me tegime koos sidrunimahlaga ja see, et me keetsime need soodas ära, et koored kätte saada. See annabki meile selle mõnusalt hea tulemuse. Nii, aga serveerime ta ära siis ja paneme ta siis ilusti kausi sisse või ükskõik, kus sa ta serveerid. Mida rohkem sul seda hummust on, seda suuremat nõud läheb ka sul vaja. Nii, ja siis ma võtan ühe lusika ja lusikaga ma natuke silun ta pealt ära ja siia ma tekitan väiksed siuksed süvendid ka. Oh my god. Okei. Nii, paneme siis natuke siia värskeid petersellilehti ka peale. Nii. Ma lihtsalt natuke hakin ta noaga väiksemaks. Nii. Petersell olemas. Võtame oliiviõli ja natuke niristame seda siia peale. Ja siis paneme ka kindlasti natuke suitsutatud paprikapulbrit. Annab mõnusa maitse siia juurde. Ja kõige peale petersell. Rohkem polegi vaja. Muidu me seda kaunist hummust siin ei näegi. No nii, aga siis ma tahan proovida seda, et ma võtsin siit natukene endale värskeid köögivilju ja noh, proovime, mis siin toimub siis. Kui see ei ole kõige siidisem hummus, mis sa saanud oled, siis ma ei tea, mida sa söönud oled. Aga sellest paremat ei ole. Okei. Issand. Väga hästi sobis mulle ka porgandiga. Proovime, kuidas tortilladega on. Oh my god. Ma ikka lasen mõnusalt siit seda hummust, nagu enamus on hummus, on ju. Mul polegi rohkem midagi muud vaja. Okei, aitab küll. Ma söön nüüd edasi. Lähen oma pikniku nautima või mis iganes on ju. Nii et davai, tee järgi. Anna mulle teada, kuidas sul läks ja varsti näeme, on ju. Tšau!